Meie reporter Sigrid näitab, kuidas on alkoholi reklaamimine viimase vähemalt 10 aastaga muutunud. Kõigist nendest kuldmunadest, mis siin on, kui paljud alkoholi tõttu on siia tulnud? Vaatame, kas siit kuskilt leiab mõne sellise, ega ei mäletagi. Saaremaa viina eest kindlasti, ma arvan, nipet-näpet veel, et ega võib-olla siin üks 4, 5, 6 tükki on kindlasti. Näed, õunasiider on siin üks. Mismoodi on see alkoholi reklaami tegemine muutunud selle aja jooksul? Kunagi, kui 30 aastat tagasi ma hakkasin reklaami tegema, siis ei olnud mitte ühtegi piirangut veel välja mõeldud. Oli selline vaba ja mõnus aeg. Siin on üks film, mille me tegime, ma arvan, üks 15 aastat tagasi. No näed. Näidatakse, kuidas nad joovad, siis täiesti keelatud asi on iseenesest alkoholi sidumine seksiga ja sugudevahelise läbisaamisega. Pidu ja ongi ainult üks jook alles. Ühesõnaga, totaalne läbu, oleme ausad. See kõik oleks tänapäeval absoluutselt keelatud. Ehk siis keelatud on näidata inimest alkoholireklaamis, keelatud on näidata joomist ennast, keelatud on vist isegi näidata pudeli avamist või selle sisu väljavalamist. Samuti ei tohi propageerida kuidagi, et selle joogi tarbimist. Ja kõigi nende piirangute saatel proovime nüüd välja mõelda, milline näeb välja tänapäeval reklaam. Mina olen Moe Viin. Moe, see on küla, kust ma pärit olen. Kinnine pudel, natuke suumitakse sisse, suumitakse välja. Selline lõbus vestlus sellel teemal, kust see viin pärit on ja ongi kogu muusika. See erinevus 10 aasta taguse ja praeguse vahel on kardinaalne. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks tänapäeval ülemäära palju alkoholireklaami ei tehta.